Me oleme Tartu lähedal Pangodi kandis ja just siinsamas selles majas on üks tubli Eesti naine üles kasvatanud 4 last, kusjuures viimased 15 aastat on nad elanud ilma elektriühenduseta. Ja ega me võtsime ta suvilaks ikkagi, sest elektrit ju ei ole ja kõik trallalla. Aga ei, see kasvas nii hinge külge, et nii on. Ja lihtsalt kõik hakkas veerema. Ja alguses oli suvekodune ja praegu ongi, et kuna see kõik on nii hell teema minu jaoks või niisugune ülev teema, ma ütleks mitte hell, aga ülev teema just, et see ülendab alati mu hinge nii kõrgele. Kirjeldab 4 lapse ema Anari, kuidas nad perega 15 aastat tagasi Metsaraja talus oma elu sisse seadsid. Enne maale kolimist elas naine Tartus, kus ta töötas juuksurina. Pereisa on aga pikamasõidu autojuht, kes ka meie külaskäigu ajal oli parajasti tööl. Väga paljudele kõlab see uskumatuna, et kuidas ikkagi elada väikeste lastega nii, et sul ei ole majas elektrit? Sul ei ole vaja seda lihtsalt. Suvel on ju päev valge ja pikk. Mis sa öösel selle elektrika teed, on ju midagi ei tee ju. Et seda elektrit ei ole nii palju vaja. Sa saad hakkama, sest kui külmkappi ei ole, talvel on ju väljas külm. Suvel paned asjad kaevu. Nii nagu vanasti. See nii nagu vanasti, see ei pea niimoodi elama, aga niimoodi saab elada. Mis see sulle pakub, et sa niimoodi elad? See on nagu, võib-olla selle nimi vabadus. Alguses aitas hädavajaliku elektritoota generaator. Umbes 10 aastat tagasi tekkis võimalus hajaasustuse programmi toel paigaldada mõned päikesepaneelid. Ega sügisel 1. oktoobrist ja kuni praeguseni sa ikka seda elektrit sealt väga ei saa. Sest päikese on niivõrd madalal, nurk on vale, et ei ole veel seda paneelisüsteemi, mis sul päiksega kaasa liigub või maksimaalse kinni püüab. Samas ega ilma me ei ole. Generaator toodab siis laepakud. Oled sa reaalselt vaadanud ka, kui palju teil see elektritarbimine on, et tõenäoliselt on see ikkagi kõvasti väiksem kui kuskil linnaperes? Võtasime nüüd natukene siia ja sinna, et talvel on ta muidugi suur, aga suvel pole üldse, aga tegelikult tuleb aasta peale niimoodi, et keskelt läbi 1 euro päev. Ja selleks, et loomad Koplist välja ei pääseks, siis on siin elektrikarjus, aga elektrikarjusele toodab elektrit päikesepaneel. Et see on selline päris, ma arvan, ainulaadne süsteem, et kes siis selle välja mõtles? Oi. Tea, kas ta ainulaadne on, aga igatahes ta on meie peres on ta vajalik ja minu kõige vanem poeg Siim Kroon on selle autor, sest ta kinkis selle mulle sünnipäevaks ja ütles, nüüd on sul päikesepaneel ja saad kogu aeg akut laadida nii suvel kui talvel. Aastaid peeti ka suurt lambakarja, enam mitte. Nüüd elavad Metsaraja talus 4 lammast, 2 kitse ja 1 poni. Oti, tulge teie ka! Olete te mõelnud, et ühineks selle elektrivõrguga? Me ei ole seda pakkumist nüüd enam võtnud, aga ta oli varem meil täiesti üüratu meie jaoks ja hiljem kasvas veelgi ja nüüd ma olen juba nii kuulujuttudega kuulnud, et 100 000 alla selle ei saa, aga 100 000 eurot? 100 000 eurot ja see ei ole normaal. Tänaseks on pere 2 vanemat poega juba oma elu peal. 2 nooremat elavad veel kodus. 1 käib gümnaasiumis ja pere pesamuna lõpetab põhikooli. Noormees ei pidanud paljuks meiega vahetunni ajal kokku saada. On sõbrad ka imestanud, et kuidas sa saad nii, et sul ei ole kodus telekat ja püsivat elektriühendust ei ole ja... Telekas on väga palju imestatud, et kuidas ma vaatan mingisuguseid kanaleid või multifilme, aga selles mõttes ma olen lihtsalt elanud veidike teistsugust elu ja õues olnud rohkem veidike. Aga tulidki kooli näiteks, laadisid telefoni täis või? Põhimõtteliselt jah, kui kodus tõesti päiksepaneelid ei töötanud või kenekas oli rikkis, et siis pidi koolist laadima täis telefoni ja siis sai olla sellega. Akupanka võib-olla võttis kooli kaasa, laadist olla täis. Praegu töötab Anari väikeses Unipihe algkoolis kehalise kasvatuse ja käsitööõpetajana. Ka tema enda kodus leiab palju kaunist, mis naine oma kätega teinud. Näiteks metsmaasikatega savist lauaserviis või siis ahjuseina kaunistav seinamaal. Aga see tahab juba kõik uuendamist. Super ilus välja. Aastatega saab juba. Tõeline kunstiteos keset kööki. Ma tea, mulle meeldib nii lihtsalt. Mulle lihtsalt meeldib nii. Oled sa mõelnud ka seda, et nüüd kui oleks olukord, kui poodi minna ei saa ja veel ongi see päris kriisi olukord käes, et kui kaua teie pere siin maal vastu peaks? Ma ei tea, ma arvan, et igavesti. Sest lambad ju poegivad ja kitsed ju ka poegivad ja tuleb jälle noort liha ja kitsed on meil piimakitsed, nii et piima ka on ju. Piim, muna, liha, ta suvel kasvatad ju taimi, teed letsosid, kõike ju.
moosid, kõik tuleb ju, loodus annab ju kõik meile.